Tere! Tere! Mina olen Maarja. Ja ma olen Jette. Nii. Mis on armastus? Armastus on nagu ema-tütre armastus ja isa-tütre ja ema-poja ja mida iganes sealt edasi. Ja või siis kahe inimese vahel. Aga et see on kindlasti kellegi vahel? Jah, võib-olla. Ja. Mis on need asjad või tegevused, mida sulle meeldib teha? Mis sulle kõige rohkem rõõmu valmistab ja hea tuju tekitab? Mulle meeldib tantsida väga. See nagu tekitab hästi palju rõõmu. Ja sõpradega koos olemine on kindlasti midagi, mis on hästi nagu tekitab palju rõõmu ja seltskonda. Ja uisutamine ka meeldib mulle. Aga sulle? Mulle meeldib loomadega tegeleda ja sõpradega olla koos, lugeda, reisida, talutada. Jah, reisimine on ka üks asi, mis mulle meeldib. Kelleks sa tulevikus saada soovid või soovisid ja miks? No esimene soov ikkagi oli mul see, et ma tahtsin saada laulvaks näitlejaks, sest mulle meeldis laulda ja näidelda või ma ei tea. Tegelikult oli meeldi üks asi. No? Et lasteaias ma tahtsin saada lasteaiakasvatajaks, kuna mulle nagu siis oli see, et nagu väga meeldisid lapsed, siiamaani meeldivad, aga lasteõpetajaks enam mitte väga. Ja siis ma mäletan, kusagil 2 aastat tagasi ma tahtsin saada lauljaks. Aga kuna emme pani vahepeal külarist muusikat, siis ma lihtsalt laulsin seal kaasa tema juures. Küsisin, kas ma saan siis sinna talendishowle Ameerikasse minna? Kas saad siis? Mis olid su esimesed mõtted, kui sa näitlejaks hakkasid? Kas sa mõtled, kui ma tulin siia tööle? Jah. Mis sa nagu inimestest sellest seltskonnast siin arvasid? Sinuga alas. Ma olin ja olen ikka veel elevil selle kõige osas, sest et minu jaoks on ikka veel kõik hästi uus. Ja kõik olid väga-väga soojad ja ma tundsin, et kogu meie seltskonda, kes me tulime, et me olime justkui väga oodatud, sest kõik olid tõesti nii soojad ja sõbralikud ja võtsid meid kohe hästi omaks ja selline kodune ja soe tunne oli. Ja kohe tekkis selline tunne, et tahakski lihtsalt proovida ja katsetada ja õppida seda teatrimaailma tundma. Ja kas sa planeerid ka jääda siia kauaks näitlema? Planeerin. Jah, plaanid. No ma loodan küll.